videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, ütleks praegu Margus Lepa ise. Kahjuks see tõbi on endiselt kallal ja teda siiapoole lauda rääkima ei saa. Aga mingisugused rohud ja kusagil peaksid olema ja ma mäletan peaaegu, et isegi ma saatsin mingisuguse nõuande ja aitäh muide kuulajale ja vaatajale, kes saatis rohu soovitused. No on hull asi, midagi ei ole teha, ei aita, aga kuidas nüüd ütelda, ma ei usu, et siuke pull saab elu lõpuni kesta. Ma arvan, et varem või hiljem saame me sellest tõvest ikkagi jagu. Uus aasta ju algas ja uuel aastal me ju soovime kõikidele kõike head ja tegelikult me soovime ka seda, et kõik need pahad haigused, mis aeg-ajalt olnud on, et need ükskord ka kiiresti ära läheksid. Nii, et siis uus aasta ja see on siis meie saade number 2. Selles mõttes, et esimene 3 apelsini saade oli 1. jaanuaril, ja nüüd siis vastavalt sellele, eks me siis hakkame samm-sammult minema mööda neid juhtumisi ja asju, mis meid ümbritsevad kodu ja välismaal ja üleüldse. Üks asi, millest päriselt rääkimata ei saa jätta, sest see omab tähtsust Eestile, aga kogu maailmale tervikuna, on kogu see pull, mis on toimunud Venezuela ümber. Mis seal tähtsat on ja mis ei ole ja nii edasi. Kõigepealt Venezuela. Venezuela on üks riik, mis asub Kariibi mere ääres ja Lõuna-Ameerikas seisukohalt vaadates kirdes või siis vastavalt USA-st allapoole vaadates kagus. Ta on kontinentaalne riik, mitte väga suur ja temas on mõningad sellised iseloomujooned, mis iseloomustavad kogu seda regiooni. Esiteks ta on hispaaniakeelne ja ta kannab Hispaania kultuuri. See on esimene asi. Teiseks, täpselt samamoodi nagu kõigi teiste Ladina-Ameerika maadega või enamuse Ladina-Ameerika maadega tegemist on diktatuuriga. Seda on mingisugust sellist rahvavõimu valimisi ja nii edasi seal pole olnud. See on teine iseloomulik joon. Ja 3. iseloomulik joon on see, et ta on vaene. Kuskil 70% Venezuela nendest elanikest ei ela mitte allpool vaesusmiinimumi, vaid allpool näljapiiri. Ehk ütleme 70% inimestest tegelikult nälgib. Kes teab, kui täpne see kõik on ja kuidas nüüd ÜRO kõiki neid näljanumbreid ja kuidas ta neid teeb. Aga fakt on see, et tegemist on suhteliselt väikse riigiga, kes on samas ka väga vaene. Diktatuur. Eestile veel olgu siis meelde tuletuseks, et Venezuela on Eestile tähtis või kuidagi Eestiga seotud selles mõttes, et meie vabadusvõitleja ja lõpus Eestimaa Kommunistliku Partei esimene sekretär ja ka Riigikogu saadik Vaino Väljas oli NSV Liidu saadik just nimelt seal, Venezuelas. Ta oli ühes teises riigis veel, mis on väiksem ja natuke rikkam, on Trinidad ja Tobago. Trinidad ja Tobago on ka meile mingil määral tähtis. Kui me rehkendame selle järgi, kuidas me oleme eespool nendest asjadest rääkinud, et on olemas Eestimaa, siis kuskilt Paide juurest hakkab peale Liivimaa ja sealt alt Jelgava juurest läheb piir, kust tuleb Kuuramaa hertsokkond, mis oli sisuliselt ikkagi suures osas omaette riik, siis Kuuramaa hertsokkond on ainukene Balti või isegi Ida-Euroopa riik, kellel oli oma koloonia. Ja Kuuramaa hertsogkonna koloonia oli just nimelt Trinidad ja Tobago. Nii et sel ajal, kui Eestis olid Mahtra sõda ja Pühajärve ülestõus ja susidad ja teab mis asjad kõik veel, sel ajal haldas Kuuramaa oma provintsi ja kolooniat Trinidad ja Tobagot. Ja see Trinidad ja Tobago on siis praegu nagu põhimõtteliselt
noh, selle sama Venezuela kõrval ja ma ei taha lätlastele halbu mõtteid anda, aga nii pool tasakesi siin eestikeelses raadios ma võiks öelda seda, et Läti, vabandust, mitte Läti, vaid Kuuramaa, nojah, Kuuramaa, see on siis Lätist edela kant. Ventspils on seal suur väga tähtis sadam ja nii edasi. Et Lätimaa loode Lätil on Kariibi meres Trinidadile ja Tobagole ja teistele seal olevatele mingitele väikesaartele täpselt samasugused õigused, nagu on USA-l õigused jutumärkides Gröönimaale või Panamale. Nii et kui nüüd Lätis peaks tulema siuke Trumpi-sugune president, siis ta võib täiesti vabalt öelda, et Trinidad ja Tobago on meie oma ja paneme sinna Läti lippu üles ja asi valmis. Nii et võt, sellised on olnud need juhtumised siin seoses kolooniate ja kõigi teiste asjadega, aga nüüd tekib järgmine väga oluline küsimus on see, millised on siis tegelikult, ütleme, USA ja teiste, eeskätt ikkagi USA õigused kõikvõimalikele muudele territooriumidele. No omaette lugu, millest Trump on ka rääkinud, on Panama. Panama on jällegi väike riigikene, sisuliselt, ütleme siis niimoodi, et Põhja- ja Lõuna-Ameerika vahel, kus on siis, asub selline asi nagu Panama maakitsus, 7-80 kilomeetrit, mitte rohkem, ja sellest maakitsusest on läbi kaevatud kanal või siuke hästi lai kraav. Sellel kraavil on ülemaailmne tähendus sellepärast, et see on ainus koht, kus enam-vähem kiiresti on võimalik sõita Atlandi ookeanist Vaiksesse ookeani või Vaiksest ookeanist Atlandi ookeani tagasi. Näiteks ütleme, üks võimalus tulla Jaapanist siia samma kas või USA idakaldale, see on siis seal, kus on Boston ja Philadelphia ja sinna, kus sa tuled läbi Panama kanali. Kui sa aga tahad Ameerikas sõita, siis sinnapoole alla nendele saartele, kus juures muide teatud tingimustel isegi ütleme peaaegu, et kah selle sama Jaapanini välja, kust on kõige kiirem pääs, Panama kanal. Ja seda, millist tähtsust omavad kaubateed tänapäeval, seda ei saagi üle ega alahinnata, vaid see tõepoolest lihtsalt väga suur. Mida veetakse, elementaarne asi, nafta. See, kui tähtis on naftavedu, seda me näeme siitsamast. Lähme siitsamast Tallinnast 3-40 kilomeetrit sinna ülespoole, kus Eesti territoriaalmeri ära lõpeb ja kus on meie majandusvöönd ja nii edasi. Ja vaatame, mis seal toimub. Seal toimub üks suur sigatsemine, millega Venemaa oma klassikalises sigaduses alati hakkama saab. Ühesõnaga sellest Ust-Luga sadamast veetakse naftat, tegelikult, ütleme niimoodi, maailma ookeani, see on Atlandi ookeani ja sealt kaudu siis põhimõtteliselt, eks ole, Lõuna-Aafrikasse, Indiasse ja kuhu iganes. Ainuüksi see, et meil siin selles suhteliselt väiksel merel ja suhteliselt, ütleme sellisel piiratud mahuga veeteel on suur jama seoses venelaste naftavedudega, siis võib endale tegelikult ette kujutada, mida tähendab tegelikult maailmale Panama kanal. Neid kanaleid tegelikult on 3, mis on ülemaailmse tähendusega, eks ole, Panama, Gibraltar, see on Hispaania ja Aafrika vahel, ja Suessi kanal, mis on siis Egiptus, Saudi Araabia ja seal kandis. Need on maailma 3 kõige tähtsamat sellist veeteed. Ja mis selles ikka see, et ameeriklastel on siuke kerge hamba ihumine plaanis olnud selle Panama kanali peale, on ka nagu enam-vähem selge. Trump nüüd nii hullusti lausa pole veel öelnud, aga paljuke see siin veel oodata on, et ameeriklased hakkavad Panama teemadega lähemal ajal tõsisemalt tegelema. Mida selle tõsisema tegelemise all silmas peetakse? Tegelikult esiteks seda, et Ameerika tahab tagada ja tal on tegelikult võimalus tagada Panama kanali julgeolek.
see on siis, et igasugused, ütleme seal Venezuelad, kes seal lähedal on ja suurriigid, kes ühel või teisel pool on, eeskätt Hiina, kes just Panama kanali kaudu pääseb Vaiksesse ookeani, et nemad ei satuks susserdama Ameerika kaubavedusid. Panama kanal Ameerika seisukohalt peab olema vaba ja tema julgeolek peab olema tagatud, et mitte, ja see julgeolek on muidugi eeskätt Hiina ja Venemaa, tähendab, kes võivad seda kanalit ohustada, aga tegelikult mingil määral isegi Panama valitsus ise. Sest võta sa nüüd kinni, millal nüüd Panama presidendiks saab keegi inimene, kes vihkab Ameerikat või kellel on mingisugused omad nii-ütelda geopoliitilised huvid ja ongi Ameerikal hing kinni selle sama nende vedude pärast. Nii et variant või asi number 1, millest Ameerika on huvitatud ja millest on huvitatud teised riigid, põhimõtteliselt muide ka väiksemad riigid, Euroopa riigid, isegi meie Eesti jaoks on Panama kanal oluline läbisõidutee. On tähtis, et igasugused kaabakad eesotsas seal Putini ja kõigi nendega sinna susserdama ei tuleks. See on nagu tingimus number 1. Tingimus number 2 on see, et Panama kanal ei ole eriti lai. Kui te lähete nüüd sinna sisse kas või internetti, lööte seal samas Google'is Panama Channel või ükskõik lööte millegi sisse ja siis te näete, et tegelikult seal on niimoodi, et selline üks korralik parsa, mis veab naftat. Neid parsasid on seal põhimõtteliselt saab kanalis olla kõrvuti 2 tükki, üks ühele poole, teine teisele poole. Ja ongi kõik, kusjuures mitte kogu kanali ulatuses. Ehk teiste sõnadega, kui 2 parsat sõidavad omavahel, niimoodi on kogu see laius, risk on ju väga suur. Nende parsade puhul meil tuleb rehkendada veel ühe sellise füüsikalise mõistega nagu inerts. Ehk teiste sõnadega parsa käima lükkamine, et ta sõitma hakkaks, seisma jätmine ja tema keeramine paremale vasakule võtab tohutult palju aega. Kui me räägime raudteerongist, Elronist, mis pidurdab, ütleme, metallratas, metallrööpa peale, see võtab aega kuni kilomeeter, 200 meetrit, siis selle sama ühe parsa kinni panemine või selleks, et see võtab aega 10 kilomeetrit. Sellepärast, et kui te käite mõnikord Soome vahet ja näete neid Vene mölakaid siin sõitmas ja nii edasi, siis ma kunagi on mind sinna kutsutud üles sinna Tüürimehe kajutisse või sinna silda vaatama seda värki. Ja kui neil on seal radari peal, on näidatud, et sealt tuleb mingisugune praam või mingi asi sõidab vastu ja siis selleks, et nad omavahel 2 tükki kokku ei põrkaks, 10 kilomeetrit enne seda, kui nad kohakuti jõuavad, hakkavad parsad juba pöörama. Sellepärast, et see inerts, see raskus on nii suur ja ta vähe sellest, et ta on lihtsalt raske, vaid ta istub veel ka suhteliselt sügaval vee sees. Niisiis, see rõõmus asjaolu, et Panama kanalis on nagu 2 parsat kõrvuti, tegelikult see, ütleme niimoodi, see ei peaks meid nagu väga lohutama. Esiteks, kui isegi juhtub midagi, Susi seda teab, Tüürimees on väsinud või ei märganud või kapten ei saanud mingist asjast aru, nii edasi. Ja nad hakkavad natukenegi liigutama, keerama, siis see, et nad külgedega omavahel kokku sõidavad, ei ole üldse mingi kunst. Sellepärast, et teeb nüüd kapten mingi vale liigutuse ja tüürid pööravad kuskile, parsa hakkab keerama mitte praegu, vaid ta hakkab keerama mingil määral hiljem. Ja seniajani, kuni ta keeranud ei ole, nad kahekesi jooksevad kokku. Ja peale selleks seal oli ka omalt moodi taskud, nagu meil nüüd praegu maanteedel on sellised kohad, kus saab koos olla mitte 2 parsat, vaid saab olla 3. Niimoodi, et siis vastastikku sõites, tähendab, üks läheb sinna taskusse ära ja teised sõidavad mööda. Nii et ühesõnaga, tegelikult see on selline kitsas ja suhteliselt jama asi, kuidas seda mööda neid suuri kaupu vedada. Ja siit tuleneb kohe teine nii-ütelda USA idee või ta ei olegi võib-olla isegi nii palju USA, kuivõrd igasuguste mereorganisatsioonide see idee on see, et ühe kanali kõrvale tuleb ehitada teine. Kusjuures see nagu praegu on olnud, ütleme, see autodega taskud, ega see suurt ei päästa. Sellepärast, nagu ma ütlesin, inerts on suur ja kui on kaptenid näevad, et midagi läheb nihu, nad võivad keerata paremale vasakule nii palju, kui nad tahavad, aga ta läheb ikkagi küljega või läheb teineteise külge. Selleks, et seda vältida,
oleks tegelikult vaja Panama kanali kõrvale veel Panama kanalit number 2. Ja kui väga hästi läheb, siis isegi Panama kanalit number 3. Kui arvestada, et tegemist on kogu maakera seisukohalt, sellise 1-3 otsustavast veeteest. Ma ütlesin Panama, Suez, Gibraltar. Eks neid selliseid kohti, kus kohas veel nagu kitsas sõita on maailmas veel, aga nad ei ole kunagi nii kitsad ja neid on alati võimalik kuidagi paremini reguleerida. Võib-olla kõige parem näide siin samas meil kõrval on Taani väinad, Kattegat ja Skagerrak siin samas kõrval, ka väga kitsas. Aga mida see väga kitsas tähendab? See väga kitsas tähendab seda, et ka kõige kitsama koha peal on tegemist vahega, mis on tegelikult mitu kilomeetrit. Pluss, eks ole, ülireguleeritud laevaliiklus, tähendab kõik need authority, Danish Strait Authority, mis on siis Taani väinade administratsioon. Muide ka all Türgi väinade puhul. Tähendab, kui tegemist on loomulike ja looduslike selliste asjadega, siis inimkond on õppinud 100-200 aasta jooksul neid normaalselt laevatama, nii et seal nagu see väga probleem ei ole. Aga Panama kanal on. Nüüd siis, miks me hakkasime sellest rääkima, sellepärast, et Trump on siuke nupuvend, nagu ta on, siuke kaval poiss. Eks temale ka öelnud, et Ameerika laevatamise ja selle seisukohalt on Panama kanal oluline ja peaks mõtlema nii ja naa ja nii edasi. Ja loomulikult, kui Trump ütleb Panamale, et mul oleks vaja sinu üle mõtlema hakata, ega see võtab ikkagi põlved võdisema küll, miks ei võta. Sellepärast, et Trumpi puhul tuleb siiski arvestada seda, et tegemist on oma olemuselt suhteliselt psühhopaatse isikuga ja kunagi ei või kindel olla, mis hetkel ja mida ta siis nüüd järgmisena välja mõtleb. See kõige kihvtim lugu, mis praegu on seotud Gröönimaaga ja ma nüüd veel täna hommikul nagu korra sirvisin läbi Ameerika ajalehed, nii palju kui mul neid arvutis on. Ja ega selle Gröönimaa looga on ju ka tegelikult niimoodi, et Trump ütleb, et teda Gröönimaa huvitab ja ta siis on tolnud sellise olulise argumendi, sest et Gröönimaa on Ameerika seisukohalt väga ohtlik, sellepärast et seda ümbritsevad ja seda valvavad ja seda kontrollivad ja sellele ja seda hoitakse blokaadi all 2 Ameerika vaenlase, see on siis Venemaa ja Hiina poolt. Mulle teada olevatel andmetel või vähemalt täna hommikustel interneti andmetel ei Hiina ega Venemaa laevu Gröönimaa ümber ei ole. Ja peale selleks, et nüüd kaitsta Gröönimaad, ei ole ameeriklastel vaja Gröönimaad üle võtta, sellepärast et Gröönimaa kuulub Taanile ja Taani omakorda on NATO liige. Ehk teiste sõnadega sõjaline allianss Ameerikaga nii ehk naa. Ja kui nüüd tema see poollollakas asepresident, kes on sama loll kui Trump ise, J.D. Vance, kui ta ütles niimoodi, et Ameerika oleks väga huvitatud, et seal oleksid sõjaväebaasid ja muud niisugused asjad, siis siin me võime öelda, et see argument nüüd ei tööta sellisel põhjusel, et Gröönimaal juba on USA sõjaväebaas ja seal juba on ligi 1000 USA sõdurit ja Gröönimaa vesi kontrollib ja patrullib USA laevastik juba praegu. Nii et mis siis sellest muutub? Ja isegi kui ütleme, siin tekib kohe järgmine jama otsa. Kui nüüd Trump peaks tõepoolest Gröönimaaga midagi ette võtma, siis tekib ju loogiline küsimus, aga millised on siis suhted, poliitilised suhted Taani ja USA vahel? Et USA võtab Taani käest nüüd mingisuguse tüki maad ära ja nii edasi. Ei maksa unustada, et nad mõlemad on NATO liikmed. Ja muide siit läheb asi veel huvitavamaks, kuna NATO põhikiri näeb ette selle kuulsa 5. artikli, mis on Eesti jaoks väga tähtis, et niipea, et kallaletungi ühele NATO liikmesriigile loetakse kallaletungiks kõigile teistele NATO riikidele ja nad peavad appi tulema nii edasi. Kui me kujutame nüüd ette, et nüüd ameeriklased tulevad ja võtavad Gröönimaa ära, mida siis NATO tegema peab? Sellepärast, et kallaletung on NATO liikmele Taanile. Ja kuidas need asjad siis, aga see on see probleemikene, et Trump teeb sageli õigeid asju, aga ta teeb neid uskumatult lollil moel.
Kusjuures, ütleme niimoodi, see, mida Trump nüüd ka siin Venezuelaga tegi, on ikkagi suures osas, kui nii võtma hakata, ikkagi sigadus. Nii et, mis me siis nüüd ütleme? No ühest küljest kahtlemata Hugo Chavez ja Maduro, kes on olnud Veneetsia juhid, ei ole kindlasti olnud head inimesed. Nii et see on nagu väga probleemid võiks olla, et nad tuleks maha võtta muidugi. Aga kas see annab USA-le õiguse tungida suveräänse riigi territooriumile ja võtta sealt ära, koristada riigi pea? Vaat see nüüd on väga suur küsimus. Muidugi, kogu selles operatsioonis on kahtlemata ülimalt positiivne moment. Ma rõhutan mitte lihtsalt positiivne, vaid ülimalt positiivne moment. Nimelt ma arvan, et sellest päevast alates, mil Maduro ära võeti, sellest päevast ja sellest ööst alates, ma arvan, et Putin väga hästi ei maga. Kui ameeriklased näitasid, et nad võivad võtta teise riigi pea maha nagu naksub, vähem kui 1 päevaga, kus juures paneme tähele tilkagi verd valamata, siis peaks Putinil nagu tekkima küsimus, et pastoi, brat, et aga mis siis, kui nad teevad minuga seda sama. Samasugune kurb mõte peaks tabama ka Iraani juhte ja Põhja-Korea juhte. Et ka siin, eks ole, me oleme nendest asjadest rääkinud ja meie oma saadeteski on keegi siia kirjutanud mulle ja see, et oleks muidugi hea, kui saaks Putini maha võtta, aga kuidas? No kuidas sa võtad? Ega siis Ameerika ei lähe oma jalaväega Moskva peale ja ei tule ju siis NATO sõdurid ja kõik, me ei torma ju üle Smolenski Napoleoni radu pidi ja Napoleoni mälestusi pidi Moskva peale, et saame järsku sealt Putini kätte või saame kuskilt, ütleme sealt Valdai kõrgustikult või midagi taolist. See oli põhiargument, et kogu see jutt, mis meil praegu on selle kohta, et me võime Putini kallal õiendada palju tahes, aga me ju teda kätte ei saa, taga ei saa midagi teha. See muide on üks EKRE selliseid legende või stoorisid või luulukesi, kes räägivad, et sellest Putiniga me peame taga hästi läbi saama, sest ega me teda ju maha võtta niikuinii ei saa. Ütleme niimoodi, et kuni 31. detsembrini oli EKRE jutult teatav mõte sees. Ja mulle tundus ka, et see, mis EKRE räägib, on hästi räägitud ja õigesti räägitud, et me peame kuidagi ikkagi suutma kokku leppida selle kuradi Putiniga ja ühesõnaga, variante ei ole. Et me peame lihtsalt Putiniga kuidagi kokku leppima ja Euroopa ja Venemaa peavad saavutama uuesti rahumeelse tasakaalu ja nii edasi. Aga nüüd, pärast Venezuelat, tuli mul pähe hoopis teine mõte. Ja ma arvan, et minu mõte on parem kui EKRE oma, kusjuures minu mõte on oluliselt parem. Nimelt, vaadates seda televiisorist, kuidas ilusti seal Madurot võetakse ilusti käe alt kinni ja talitatakse värgid ja nii edasi, vangistatud, siis tekib vägisi mõte, aga selleks, et Putin maha võtta ja Putin ära koristada ja kogu tema kamarilja, selleks ei ole välisriigi kallale tungi vaja. Selleks ei pea ei ameeriklased ega keegi teine talle kallale tulema. Putini vaenlased number 1, kes ühel või teisel hetkel võivad Putini maha võtta ja see asi läheb edaspidi nüüd üha teravamaks ja teravamaks, on tema enese lähedane ümbruskond. Putini vaenlane number 1, keda ta peaks kartma kõige rohkem, on tema enese ihukaitsja, kes istub seal eestoas diivani peal ja nii-ütelda valvab Putinit. Et tegelikult ju ka selle sama Venezuela operatsiooni puhul, jah, ameeriklased tegid igasuguseid kihvte asju seal laevade ja lennukite, helikopteritega ja midagi, aga tegelikult, kes ikkagi Maduro kätte andsid, oli tema enda julgestusteenistus. Ja selles mõttes, ühesõnaga, kui me vaatame, kuidas Putin käitub, ta käib isegi mingisuguse lasteaiast seal kuskil rääkimas või nii edasi, ja tal on seljas kuulikindel vest,
kui keegi tahab teada, kas on või ei ole, siis esiteks on olemas mingi film, kus näidatakse, kus ta seda vesti selga paneb, aga see on ühekord. Pöörake tähelepanu siis, kui Putin on teie poole seljaga. Tähendab rinnaga, kui niimoodi on. Ega siis tõesti midagi eriti aru ei saa. No kuidagi niimoodi või see. See tuletab mulle meelde, et ma pean vähem sööma, aga no hea küll. No umbes niimoodi. Siit te tõepoolest suurt midagi aru ei saa. Aga vaadake, kui ta on selja peal. Ja selja peal, võt siin selle koha peal, eriti võt kuskil siin, on selline küürumoodi asi või nii edasi. Ja on tegelikult näha, kuidas see kumikitel vest on paigutatud umbes niimoodi. Ehk teiste sõnadega, Putin saab väga hästi aru, et ega tema ihukaitse teda ei kaitse eriti. Ja kui me lisame siia juurde veel mõningad asjad, mis muide see, et oma ihukaitse võtab ülemuse maha, oli Saddam Hussein muide. No Muammar Gaddafi, aga Gaddafi jagas nagu selle teema ära ja ta lihtsalt põgenes kuskile minema, siis Slobodan Milošević, eks ole, Jugoslaavias. Ühesõnaga kõige ohtlikumad inimesed on need, kes peavad ohutuse tagama. Ja kui nüüd igasugused mõtted käivad ka venelastel, no esiteks, kellele see Putin otseselt nüüd närvidele käib ja kes tahaksid temast tingimata lahti saada, hakkame peale miljonärid, Berezovskid ja kõik nii edasi. Sellepärast, kui Putin on saavutanud sellise olukorra, et meil on tegemist sanktsioonidega ja kaubad ei liigu edasi tagasi, kui lääne pangad ei teenenda Vene pankade aviisosid ja muid selliseid asju, siis esimene, kes sellega paugu saab, on Vene miljardär. Tähendab, okei, ta võib ära sõita kuskil, aga ühesõnaga, et tema äri jookseb kinni. See on esimene, kes on. Teine kontingent on neid inimesi, kes praegu peavad Ukrainas sõda. Kui me räägime sellest, et siin eelmine nädal või praegu nüüd ei tule meelde, kas eelmise nädala alguses või eelmise nädala lõpus või selle nädala alguses, see on kuskil reede, laupäev, pühapäev, esmaspäev, jälle löödi maha üks kindralleitnant, see on kahetärni mees. Ja kui me vaatame seda, mida ka mõnikord intervjuudes Vene televisioonile ja nii-öelda Z-televisioonile annavad sellised keskastme ja keskmisest madalama tasemega sõjaväelased, polkovnikud, alampolkovnikud ja nii edasi, siis ega nende intervjuudest jookseb ju kogu aeg läbi see, et meil on küll väga hea vägede ülemjuhataja värgid ja me teame, mille eest me sõdime ja Ukraina fašistid ja asjad ja nii edasi, aga meil ei ole relvi piisavalt, meil ei ole laskemoona piisavalt, meie raketid ei lenda, meie raketid lendavad valesti, me ei saa kunagi teada vaenlase rünnakuplaanidest, sest meil luure ei tööta ja nii edasi, nii edasi. See on nende jutt. Ja kui arvestada seda, et tegelikult on ikkagi ligi üle miljon, see on kogu Eesti täis, sõdureid hukka saanud. No siis ühesõnaga kõigil nendel ja hukka saanud. No oletame, et Vene ohvitseril on oma sõduritest ükskõik. Aga tal ei ole suugi mitte ükskõik see võimalus, et talle esitatakse küsimus, kes on süüdi. Kas, eks ole, löödi 200 000 Vene soldatit jälle maha, kes on süüdi. Polkovnik, major või keegi nendest. Ega siis keegi ei hakka ju rääkima seda, et süüdi on, ütleme, seal mingid kindralid või planeerijad või nii edasi. Süüdi on need. Ja nüüd mõelge, kui nüüd polkovnik ehk kolonel läheb rindele ja tal on seal mingisugused suurestükid ja värgid ja nii edasi, aga nende juurde ei ole ei mürske, ei kuule ega midagi taolist, kui droonegi ei jätku ja nii edasi. Kui ta läheb nüüd sellega rünnakule ja ta tuleb rünnakult tagasi nii, et tal on praktiliselt kõik mehed maha löödud, siis milline on selle polkovniku mõttelaad? Kui hea meelega oleks ta valmis täitma järgmist käsku, mis võib olla sama idiootlik kui see, kus ta praegu ära tuli. Pluss, ega kindralitele ka ei meeldi, et neid nopitakse ükshaaval nagu varasuviseid kukeseeni. Tähendab, et lüüakse maha, see jälle. Tähendab, ega see asjaolu, et tapetud on ligi 50 kindralit, see ei tee kindralite elu tegelikult oluliselt rõõmsamaks.
Seda enam, et kindralid on 99% oma ajast istunud Moskvas kindralstaabi majades ja nii edasi sõitnud mustade mersudega mööda linna ringi ja võtnud napsi ja teinud üldse siukest hea elu. Ja nüüd napsi võtmise ja autoga sõidu kõrval nüüd mine nüüd sinna rindele, kus eksisteerib oht, et sul mehed lüüakse lihtsalt maha. Rääkimata juba sellest, et nad lüüakse maha mitte ainult sinu enda taktikaliste vigade pärast, vaid sellepärast, et need soldatid, kes rindele lähevad, on välja õpetamata. Nad ei oskagi nii väga tulistada. See asjaolu, et kui viletsalt nad on välja treenitud, seda kinnitab üks väga lihtne asjaolu. Me oleme 21. sajandil, tule taevas appi. Ja meil on ju, ma ei tea, mis asjad kõik laserid ja AI-d ja mis asjad kõik olemas. Aga praegu on selline olukord, et väga olulised rindevõitlejad Ukraina poole pealt on kes? Snaiperid. See tähendab, muide enamikus juhtudes muide naised. Naised on selles mõttes igatepidi paremad, et nende püss on rohkem korras ja nad on juba hoolikamad ja nii edasi. Aga kui me räägime kõigest sellest asjast, et nii nagu see on, ja siis ongi tulemus, taevanal, mis ta oli nüüd 2 nädalat tagasi või kuskil, tähendab, oli kooliõpetaja, kus juures ta õpetas koolis kas bioloogiat või geograafiat või midagi ja läks rindele. Ja selleks, et aru saada, millise inimesega on tegemist, piisab, kui me teame, mis on ta hüüdnimi. Hüüdnimi on must lesk. Ja siukesi mustasid leskesid on seal ikka veel. Ja see on, ma ütlen, 2026 snaiper otsustab lahingu saatuse. Okei. See oli siis nüüd niimoodi. Aga nüüd see, et Putin tõeliselt seda Venezuela värki nagu mõtleks ja kardaks ja nii edasi, see lugu, mis on meil juba 2 aastat tagasi, aga ma lihtsalt tuletan meelde, kui ma ütlen need nimed, siis igal raadiokuulajal ja televaatajal lööb see plõksu ette. Kas tuleb ette selline asi nagu selline sõjaväeline rühmitus ja nii edasi, Wagner. Ja kas tuleb ette selle Wagneri juht Prigožin. Selle Prigožiniga oli mul omaette siuke probleem, kui ma jälgisin tema kohta tulevaid uudiseid. Asi on selles, et Prigožin ei ole mitte ainult palgasõdurite juht või ei olnud, eeskätt palgasõdurite juht on see, et Ilja Prigožin on 20. sajandi üks kõige kuulsamaid filosoofe. Ja Prigožini teooria on see, et Prigožin leiutas või töötas välja selle filosoofilise süsteemi ja kogu selle filosoofilise mõtlemise, kus tänapäeval on meile väga tähtis mõiste tulnud nagu sünergia. Sünergia on Ilja Prigožini välja mõeldud ja ta on sellest kirjutanud. Huvitav see, et ta oli ka alguses oli matemaatik, tänu millele tal on ka selle sünergia igasugused valemid ja vormelid. Okei, ja sellepärast mul oli algul jube imelik tunne, et Prigožin nüüd ründas seal mingisuguseid Ukraina kaitsekraave ja nii edasi. Tule taevas appi. Esiteks ta peab olema surnud minu teada, seda number 1. Ja isegi kui ta kogemata elus on, siis mul on väga raske uskuda, et üks kabineti filosoof paksude sarvraamidega, prillidega läheb Ukrainasse sõdima. Ja läks ikka paar nädalat mööda, enne kui ma aru sain, et see Prigožin ja too Prigožin on nagu 2 ise asja. Mis seal nüüd tähtis on? Prigožiniga oli üldse kõik asi tähtis. Tähendab, kõigepealt tegemist oli palgasõduritega. Palgasõduritega on niisugune lugu, et rahvusvaheline õigus tegelikult palgasõdurite pidamise kas keelab ära või siis on väga ranged piirid ja tingimused, kuidas palgasõdureid kasutada saab. Ei ole nii, et seal mingisugused, meie mõistes metsavennad või keegi kutsuvad meile palgasõdureid appi ja siis hakkame venelastega ja kommunistlike noortega sõdima ja nii edasi. Ei ole päris nii. Palgasõdurid kutsutakse kohale valdavas enamuses valitsuste poolt. Teiseks, palgasõdurid ei tohi olla ühegi riigi otseses teenistuses. Nad on omaette ühiskondlik organisatsioon või MTÜ meie mõistes
kes sõdib ja kes sõdib raha eest. Lisaks sellele on seal veel lisatingimused. Palgasõduritel peavad olema seljas vormid. See ei saa olla nii, et sa lähed Adidase dressidega kuskile. Peavad olema vormid. Seal peab olema kindel ja määratletud komandosüsteem. Tähendab, ei ole mitte nii, et 10 palgasõdurit jooksevad ja nad peavad alluma mingisugusele komandörile. Üldiselt tavaliselt, jutt on 10-st ja nii edasi, Prigožini puhul seal oligi 1000-st sellest. Ja nad ei tohi olla mingisuguse teise võõrriigi teenistuses. Ehk teiste sõnadega konkreetselt see riik võtab, nad saavad raha ja ongi kõik, nad ei tohi samal ajal sõdida teise riigi poolt selle sama riigi vastu. Ja võib-olla seda on raske nüüd täpselt defineerida, aga igal juhul rahvusvahelise õigus on sellest juttu, on see, et palgasõdurite töö või teenistuse, kuidas me seda nimetame, motiiviks tohib olla ja peab olema ainult raha. Tähendab, need on inimesed, kes teenivad, tapavad ja nii edasi raha eest. Igasugused muud poliitilised motiivid, ideoloogilised, poliitilised ja nii edasi ei tule kõne allagi. Ja selles mõttes on palgasõdurid alati, ja peavadki olema neutraalsed. Kui nad seda ei ole, siis neil pole õigust palgasõduritena olla. Pärast seda, kui kõik need tingimused on täidetud ja neid on seal veel, siis juhtub sedamoodi, et palgasõdurid on võrdsustatud tavaliste sõduritega, antud juhul riigisõduritega, ja kellel on siis vastavad õigused. Esiteks, kui nad kinni võetakse, siis nad ei ole kurjategijad, vaid nad on sõjavangid. Ehk teiste sõnadega, kui palgasõdurid seal gruppbrigaad võetakse kinni ja nad on tulistanud inimesi tapnud, siis see tapmine ei lähe kriminaalkuriteo alla, vaid nad on seda. Nii, ja kui nüüd need tingimused kõik on peetud, siis ma tuletan meelde, et mis siis mõne aasta eest juhtuma hakkas. Täiesti alusetutel asjaoludel või sellistes segastel asjaoludel, siis ütleme niimoodi, tuli see palgasõdurite armee või see väegrupp Wagner hakkas liikuma Moskva peale. Kusjuures nad võtsid isegi mitmed Vene linnad teel Lääne-Euroopast või Ida-Euroopast Moskva peale, võtsid kinni seal, kus Smolensk näiteks nende hulgas. Kusjuures nad hakkasid Moskva peale tulema, mis veel väga huvitav on, üldiselt suhteliselt segastel motiividel. Mida nad sealt Moskvast otsisid ja mida nad saada tahtsid, see on küsimus omaette. Aga kuna nad ei täitnud absoluutselt kõiki neid palgasõdurite tingimusi, millest ma rääkisin, aga probleem oli siis lühidalt öeldes selles, et me ei tea, kuna tänase päevani, miks nad Moskvasse siis tegelikult ka ei läinud. Neil jäi puudu seal 250 kilomeetrit ja mine otse ja on Moskva sul käes. Väga raske on aru saada, mida võis Putin sel hetkel mõelda, aga meie tagantjärele ütleme seda, et niisugune võimalus, ütleme Putini mahavõtmine ja minu pärast arreteerimine ja nii edasi, on võimalik kas või palgasõdurite armee poolt. Kuigi palgasõdureid praegu on olemas ja nad osalevad Ukrainas, aga nad ei ole niivõrd, kuidas nüüd öelda, niivõrd selgelt nähtavad ja sellised kuulsad ja mis iganes, kui oli see. Ja kõige huvitav lugu muidugi on see, et pärast seda, kui Prigožin ära tapeti just Moskvale lähenedes, ega siis palgasõdurid laiali ei jooksnud, seal osa läksid kodudesse minema, kes võttis oma palga välja ja läks kuskile armeesse teenima ja nii edasi, aga nad on alles kuni tänase päevani ja Wagneri rühma teatud kogus inimesi, kuskil 400-500 tükki nagu neid on praegu kõik laagris Valgevenes. Kusjuures ei Lukašenko, ei nemad ei räägi milleks ja kuidas nad peavad seal olema ja mis seal tegelikult juhtuma hakkab. Aga ma räägin seda selleks, et nüüd see arusaam, et Putinist nagu ei saagi kuidagi jagu ja nii edasi, see ei ole siuke 100% kindel. Tegelikult ikkagi see, kuidas Wagneri rühmitus liikus Moskva peale, on musternäide, mis oleks võinud vabalt juhtuda Putiniga, aga ei juhtunud ja me ei tea miks.
Ja teine näide on siis meil praegu Venezuelaga. No me ei tea päris täpselt, mismoodi need asjad seal käima hakkavad, aga ühesõnaga see meie senine hirm ja argument, et Putinit, et ta elabki igavesti ja mitte mingisuguseid pahandusi temaga ei juhtu ja tal pole midagi karta, see lihtsalt elementaarselt ei vasta tõele. Nüüd üldiselt tõele ei vasta ka see, et Putini pihta ei ole võimalik tulistada, nagu on. Ütleme, kord on ju tulistatud mingisuguse Putini residentsi pihta, kui isegi ei tulistatud, sest Ukraina väidab, et nemad ei ole tulistanud Valdai kõrgustiku pihta, siis fakt on see, et kui Putin nüüd istub nukralt seal üksinda kabineti nurgas, siis tema mõte võib olla niimoodi, hea küll, seekord ei tulistatud. Aga kes võtab kinni, kes ütleb, et nädala 2-3 pärast ei tulistata. Ühesõnaga, Putinil praegu peaks olema nagu suhteliselt kehva oleks selles mõttes, et üks pluss, mis Venezuelas juhtus meie seisukohast vaadates, on see, et USA kinnitas, et selline operatsioon on võimalik. Mine võta nüüd kinni, eks siin tule nüüd ikka igasugust rahvusvahelise õiguse tegelased ja nii edasi, kes hakkavad arutama, kas seda tohtis teha, ei tohtinud teha. Aga fakt on see, et selline asi on võimalik. Igal juhul on võimalik. Ja mis nüüd hakkab seal edaspidi juhtuma, eks tulevik näitab. Aga tegemist on ikkagi selline tähelepanu. Paljud inimesed rääkinud, et kui jube see on, et rahvusvahelise õiguse rikkumine ja nii edasi. On jah, tõlgendamise küsimus muide. Sellepärast, et rahvusvaheline õigus ÜRO põhikirja paragrahv 2 või artikkel 2 lõige 1 ütleb otseselt, et igasugune riikide vaheline sõda ja kallaletung ja nii edasi on lubatud 2 juhtumil. Juhtum number 1 on siis, kui selleks on olemas ÜRO Julgeolekunõukogu otsus. Ja teiseks, kui eksisteerib oht antud riigile. Mis puudutab Julgeolekunõukogu otsust, siis selle võib saata kuradile kõrges kaares ja sülitada selle paberi peale. Sellepärast ÜRO Julgeolekunõukogu otsustel pole mitte mingisugust mõtet. Lihtsalt jutupuhumise koht, sest ÜRO Julgeolekunõukogus on täisliikmetena nii Venemaa kui ka Hiina ja järelikult mingisugust Julgeolekunõukogu normaalset otsust tulla ei saa. Sellepärast, et maailma kõige suurem oht just ongi need Hiina ja Venemaa. Ja kui nendel on õigus panna veto mis tahes dokumendile, ehk teiste sõnadega, see ÜRO põhikirja paragrahv, mis ütleb, et kallale võib tungida Julgeolekunõukogu loal, on jamps, sellepärast, et seda paragrahvi ei ole võimalik ellu viia ja keegi ei kavatsegi teda ellu viima hakata. Ja teine on siis, kui on tegemist riigi julgeolekuga. Tähendab, see esimene point langeb ära, seda nõuet ei saa täita ja seega ei saa USA seda nõuet ka rikkuda. Ja teine asi on siis see riigi julgeolek. See on natuke hõredam asi. Sellepärast, et tegelikult see, milles Venezuelat süüdistatakse, on tegemist sihukese asjaga nagu narkotraffic ehk narkootikumide vedu, kus muidugi Venezuela on väga tähtis tegelane. Eeskätt Venezuelast liiguvad 10 tonnid kuus, 10 tonnid kokaiini. Kokaiini saadakse kokapõõsalehtedest. Venezuela on võimeline neid kokalehti töötlema, saadakse see pulber ja läheb sealt edasi. Nüüd kokaiin on mõnes mõttes natukene ebatavaline meelemürk, sest kokaiini on nuusutanud ja suitsetanud ja nii edasi suhteliselt nagu tuntud inimesed, mille peale võiks öelda, et kas on mõtet kokaiini peale nii ägedalt reageerida. Lihtsalt kui mõelda nende peale, kes praegu pähe tulevad, näiteks kõigepealt Sigmund Freud, suur psühhanalüütik, kokaiinist, Conan Doyle,
Sherlock Holmesi autor, lõunaosariikide kindral kodusõjas, Ulysses Grant ja teised. Nii et selles mõttes nagu võiks nagu ühtepidi ütelda, et see kokaiin ja kokaiinivedu, see vast nii väga suur kuritegu ei ole, sest kokaiin on nagu Euroopa ja valge inimese kultuuris ikkagi olnud juba 100 aastat ja so what? Tõlgendamise küsimus ja selle üle ei saa langetada otsuseid mitte keegi peale USA enda. Aga eks siin ole veel teisigi kõik võimalikke asutusi ja organisatsioone, millel on kokaiiniveoga tegemist. Kõige kuulsam nendest on kuulus Medellini kartell, see, mis oli Kolumbias. Selle juht oli Pablo Escobar, üks tähtsamaid selliseid narkootikumi parone. Siis Boliivia ja mõned teised riigid. Mis ma oskan nüüd selle kohta öelda oma jutumärkides kogemusest? See ülikool Notre Dame, kus ma töötasin 11 aastat, see oli katoliiklik ülikool ja katoliiklik ülikool tegeles muuhulgas ka igasuguse sõpruse, koostöö ja muude taoliste asjadega Ladina-Ameerika riikidega. Kõigepealt need Notre Dame'i ühiskonnateadlased tegelesid ja uurisid ja aitasid Tšiilit pärast Salvador Allende kukutamist, aga ka teisi, seesama Boliivia ja Kolumbia ja teised riigid seal. Ehk teiste sõnadega, mul oli au ja võimalus töötada ühes ja samas majas inimestega, kelle eriala oligi Ladina-Ameerika. Ja eks ikka satud kohvi jooma ja juttu ajama või õhtul veini mekkima või midagi taolist. Ja eks kõik räägivad oma lugudest ja asjadest ja nii edasi. Ja nii palju, kui mina nüüd oma Notre Dame'i kaaslastest kuulda sain nende tööd ja tegemised Ladina-Ameerikas, siis tegelikult muidugi, mis puudutab narkot ja narkotraffikut üldse ja nii edasi, eriti Kesk-Ameerikas, see on siis üleval pool Tšiilit ja Brasiiliat, et sealne see narkovärk ja nii edasi on ikka jube küll. Ikkagi väga paljud inimesed hukkuvad nendes vedudes, väga paljud inimesed suitsetavad ennast surnuks. Praktiliselt kõikides nende riikides, kaasa arvatud näiteks Argentiina ja nii edasi, on tegemist ühe või teise sordi diktatuuridega. Muide see üks diktatuur, kellest Trump kipub rääkima, vaatame, mis sellest saamas hakkab, on muide Kuuba. Kuigi Fidel Castro on surnud, aga ega Kuuba režiim pole sellest oluliselt paremaks läinud. Nii et ühesõnaga, siin võib kasutada Richard Nixoni väljendit. Jutt oli siis tookord Haitist, pealinnaga Port-au-Prince. Haitist Nixoni kohta selle juht oli, kui ma ei eksi, ma arvan, et ma ei eksi selle nimega, oli Duvalier ehk Papa Doc, nagu teda kutsuti tol korral. Ja siis, kui seal seoses Nixoni mingi pressikonverentsiga kuskil tuli juttu, et Ameerika sõdib ju demokraatia eest ja vabaduste eest ja mis iganes, eks ole. Ja et miks Ameerika toetab ja nii edasi. Et tegemist, et see Duvalier on ju tegelikult kaabakas ja litapoeg ja nii edasi. Selle peale Nixon vastas, jah, muidugi on Papadoc on litapoeg, aga ta on meie litapoeg. Ehk teiste sõnadega Ameerika on teinud alati ka vahet nende diktatuuride puhul, kes, kus, kuidas ja Ameerikasse suhtub. Kui ikkagi tegemist on riikidega, kes on Ameerika toetajad selles samas regioonis, siis Ameerika pigistab silma kinni, millise režiimiga seal tegemist on. Muide,
see tuletab meelde ka seda, et tegelikult seal kandis ju ei ole mitte ainult Ameerika Ühendriikide huvid, vaid seal on ka Inglismaa huvid, kellel oli ju au ja õnn pidada Argentiinaga sõda jällegi territoriaalsete küsimuste üle. Nii et ühesõnaga seal asju juhtub, ütleme selliseid häid, toredaid, armsaid riigikesi seal kandis ei ole. Ja küsimus lihtsalt on selles, et kes neist riikidest või milline režiim tuleb maha võtta ja milline mitte. Seda enam, et ega eurooplastegi suhtumine nendesse režiimidesse on ju ka, ma ütleksin, küsitav. Meil on ju kah lavastatud operett või see, ja seda laulis veel Maarja-Liis Ilus, kui ma ei eksi. Operett Evita. Aga me oleme ikka Evita ja armastan sind ja issand jumal ja kuidas need millegi pärast unustatakse meil ära see, et Argentiinas tol ajal oli 50 000 inimest istus koonduslaagrites ja ole see rahke ja Evita ehk Perón olid vägagi diktaatorlikud. Ma ei kujuta ette, et meil oleks keegi valmis praegu lavastama operetti, mis oleks pühendatud minu pärast kas Hitlerile või Goebbelsile või kellelegi sellisele. Ma räägin seda selleks, et see Ladina-Ameerika kant seal, ta on ikkagi üksjagu niisugune segane. Ühtepidi jah, ameeriklased on astunud üle rahvusvahelise õiguse reeglitest, mulle tundub või vähemalt natukene teisest küljest, aga mida teha, sellepärast et tegemist on tegelikult ikkagi selliste režiimidega, kes on nii Ameerika Ühendriikidele kui ka kogu maailmale sellised piisavalt ebameeldivad. Nii, tuleme nüüd järsku korraks Eesti juurde tagasi. Üks asi, mis on seotud uusaastaga ja sellele järgnenud Eesti ajakirjandusega on see, et me ei jäänud teps mitte rahule sellega, mida meie president Alar Karis televiisoris rääkis. Esiteks rääkis ta vähe, 3-4 minutit. Ja teiseks, temast oli tegelikult võimatu aru saada, mida ta sellega öelda tahab. Ma võtsin siis Google'i kaudu või siis YouTube'ist välja veel paar presidendi kõnet, uusaastakõnet. Kõigepealt Putin ja teiseks Zelenski. Mis Putinisse puutub, siis Putini sõnavõtt oli keskeltläbi nigelam, kui ta on eelmistel aastatel olnud. Ja üldiselt nii ehk naa ta tegelikult pööras tähelepanu sellele, et Venemaa on praegu sõjas, et me peame kõik olema õed ja vennad koos ja olukord on raske. Aga varsti läheb paremaks ja kuidagi selge, mida saab sõjas oleva riigi pea uusaastaks ütelda. Zelenski puhul sama asi, aga selle erinevusega, et Zelenski rääkis sellest, et Ukraina ei pea sõda mitte mingitel ainult poliitilistel eesmärkidel, vaid eeskätt selleks, et Ukraina saaks heaks, jõukaks, vabaks ja demokraatlikuks riigiks. Kah tegelikult selge. Kusjuures Putin oli siis mustas mantlis Kremli taustal, kõik nööbid kinni pandud, ma ei kujuta ette, kas seal nüüd oli see kuulikindel vest tal ka all või ei olnud, aga ühesõnaga see. Zelenski istus tooli peal, enam-vähem nii nagu mina praegu, selle vahega, et ta vahepeal kummardas nagu ettepoole ja toetas küünarnukkidega põlvede peale. Nii et tema oli niisugune nagu teistmoodi. Ja sellel taustal ühesõnaga oli see Karise jutt ja nii edasi, oli tegelikult sügavalt mõttetu.
Karisest on võimalik aru saada, sellepärast, et ta on pidanud mitmeid kõnesid ja mitmeid ütelusi, mis on läinud tal ikkagi puhtalt puusse. No kas või suhteliselt hiljuti olnud see probleem tal Kasahstani visiidiga, kus ta ei öelnud mitte ühtegi halba sõna Putini kohta või jättis üldse rääkimata Ukraina temaatika. No ja terve rida veel ja siis oli ka kohe näha, et küll tehes intervjuusid ja pidades kõnesid, Karis nagu ei julginud õieti midagi öelda. See intervjuu muidugi, mis ta andis Anna Pihlile, see oli muidugi, siin on nüüd Anna Pihlile jumalukene, nad tuleb taevas appi, et kas tõesti intervjuusid siis üldse nende enam ette ei valmistata. Esimene küsimus, mille Anna Pihl esitas Karisele, oli jaburduskuubis. See oli küsimus, et kuidas te vaatate või kuidas te suhtute sellesse väärtusruumi, mis meil siin on kujunenud ja on ja nii edasi. No issand jumal, kui loll võib üks küsimus olla. Me oleme sellest rääkinud ja ma kordan veel kord, väärtusruum kui niisugune ja sellest on Andres Raidki kõnelenud. Sellist asja lihtsalt pole olemas ja sellisele küsimusele tegelikult ei ole võimalik vastata. Ja sellistes oludes, kus on ette näha, et ütleme selle Anna Pihl ja teised ongi lollaka võitu, siis sellisel juhul peaks muidugi Karis endale ette küsima küsimused, et ta saaks ette valmistada ja muide ka öelda, et mõningatele küsimustele ta lihtsalt ei vasta. See väärtusruumi lugu oleks pidanud lihtsalt maha võtma, sellepärast nii nagu ta on. Nii, nüüd seoses sellega kerkis üles niisugune probleem viimastel aegadel ja selle tõstis Priit Toobal, kunagine kõva Keskerakonna tegija. Mingil määral on vist sellest varem ka rääkinud, aga nüüd läks nagu natuke ägedamaks, et presidendi valimiste süsteemi on vaja muuta. Et praegune president on äpardunud, mis parata, nii ongi, no ei tule välja. Aga et siis teeme mingisuguse selle asja kuidagi teistmoodi ja Toobali see idee on selles mõttes kergelt jabur, et ta nagu eeldab, et kui me valime presidenti teistmoodi, siis me saame endale parema presidendi, kui see oli. Alles me rääkisime siin Trumpist. Trump ju valitakse demokraatlikult nagu jube, ja mis te tahate öelda, et USA-l on presidendiga hirmsast vedanud, ega ikka ei ole küll. Nii et küsimus ei ole mitte selles, kuidas presidenti valida, vaid küsimus on ikkagi selles, kas president üldse peaks olemas olema. Ja selles mõttes oleme meie siin Toobaliga vastandlikud. Toobal tahab valimisi paremini teha, mina tahan öelda, et president ei tohi olla üleüldse. Selle pulli peab lihtsalt ära lõpetama. Ja kõige hullem lugu on see, nüüd ma tulen tagasi asja juurde, millest me eelmisel aastal rääkisime, kõige hullem lugu on ju see, kui nüüd peaks juhtuma nii, et meil ongi presidendi otse valimine, mida nähtavasti Toobal tahab saada, või nii nagu rahvas ütleb, et meil oleks rahva president ja nii edasi. Siis ma tahan öelda seda, et kui meil on rahva president ja kui see hakkab käkke keerama, nagu Karis praegu, mis me siis teeme? Sellepärast siis öeldakse, siis too president, kes on otse valitud, rahvas valis mind. Mis te must saada tahad? Rahvas valis, teen mis tahan. Ja ongi nii. Ja see ongi see asi, mida inimesed nagu väga hästi tähele ei pane. Mida otsemalt või mida jutumärkides demokraatlikumalt on valitud president, seda suurem on oht, et ta hakkab tegelema halbade asjadega. Sest tema võima. Ütleme, praegu on meil Riigikogu istuvad selle 100 matsi, meil on Kadriorus president, kes on valitud rahva poolt. Ja kui nüüd Riigikogu tahab ühte asja teha ja president tahab teist teha, siis president teeb seda, mida ta tahab ja ta ütleb, mind valis rahvas, nii et võtke oma möla maha. Ja sellised asjad on meil muide juhtunud, kus president on tegelenud pahandustega. Ma nimetan lihtsalt paari, mis ette tulevad. Hakkame peale esimene kurkse tragöödia. Mäletate, poisid läksid merre ja uppusid seal ära ja nii edasi.
Meri ei teinud mitte midagi. Meri ei tekitanud uurimist, Meri ei teinud mingisugust sõjaväereformi, mitte midagi. Lihtsalt uppusid ära, kahju on kõik. Samal ajal kui president on vägede, teataval määral ta on vägede ülemjuhataja. Ja järelikult aga vastutab millegi eest. Huvitav, kui mina olen leitnant ja mul on rühmaga, lähme kuskile rännakule ja nii edasi. Ja mul 2 meest surma saavad, kes tulistavad endale jalga või keresse või pähe või keegi upub ära, nii edasi. Siis mina leitnant, mina vastutan selle eest. Ja kui see asi on ikkagi korralikult ära uuritud ja selge, miks see õnnetus minu rühmas juhtus, siis see pull võib lõppeda sellega, et ma lähengi tribunali alla. Sellepärast komandör vastutab. Meri ei vastuta mitte millegi eest. Nüüd teine, siin oli keegi, ütles siin Facebookis kuidagi, et praegused presidendid on nii, nagu nad on, aga et Meri oli hea, sest Meri oli rahva president. Ja ta oli rahva president rohkem kui paljud teised. Näide. Juhtus niisugune lugu, mida me võime nimetada, mis oli siis metanooli mürgitus Pärnus. Seal varastati puupiiritust, kukuti seda jooma ja reaalne tulemus oli see, et 60 millegagi inimest surid ära. Ja kuskil 40 inimest on tänase päevani või olid tolle päevani invaliidid, esimese grupi invaliidid, nii et meil on 100. Ja kui me paneme siia juurde veel, ütleme 10-20, mis võisid kuidagi mitte väga välja tulla, siis ühesõnaga 120 Eesti inimest said surma. Ja Meri ütles selle peale, et tegemist on häbiväärse juhtumiga ja ühesõnaga häbiväärse juhtumiga ja inimesed on tegelikult ise süüdi, et nad surma said. Täpsustame siis. Tähendab, esiteks, kes joovad puupiiritust? Täiesti selge, et pangadirektor puupiiritust ei joo. Põhimõtteliselt ka kooliõpetaja puupiiritust ei joo. Puupiiritust joovad üldiselt kehvapoolsed ja vaesed inimesed, kellel midagi. Kellel võivad olla mingisugused seal, niisama mentaalsed hädad, kes on tööta, kes on nälgas ja nii edasi. Võt need on puupiirituse tarbijad. Need on need, kes parematel päevadel joovad ka odekolonni, aknooli, polituuri või ükskõik mis asju, kus vähegi midagi sees on. Need olid need, kes ära surid. Ja nüüd siis Meri selle asemel, et avaldada kaastunnet inimestele, kes olid niigi elurataste vahel, ja said surma. Et avaldada kas või kaastunnetki või öelda, et see on selline paha asi, me peaks seda või teist või kolmandat tegema, et sellised asjad ei juhtuks. Meri ütles paras. Nad olid selle ära teeninud. Ja selle peale siis ütleb minu Facebooki kaaslane, et tegemist on rahva presidendiga. Tähendab, rahva president on ikkagi siis see, kes saab pidada, või tähendab, Lennart Meri on tegelikult president, kes peab bankette ja igasuguseid uhkeid asju ja poosetab oma valgete ülikondadega ja millega iganes. Ja tema jaoks ei ole inimesed, need vaesed ja kehvad, kes, olid süüdi, tont võtaks, olidki süüdi. Aga mis siis? Esitame endale lihtsalt elementaarse küsimuse, tähendab, mis nendega juhtus, et nad seda teed läksid. Meril siis käkk number 1 on meil kurkse, käkk number 2 metanool. Ja nüüd käkk number 3. Osalt räägitud, tuletan lihtsalt veel kord meelde. Vastavalt Eesti põhiseadusele pannakse meil vägede ülemjuhataja paika presidendi poolt Riigikogu nõusolekul. Kui Riigikogu nõusolekut ei ole, siis paika ei panna. Nüüd Meri, kui ta hakkas ühel hetkel välja vahetama sellist vägede juhatajat nagu Johannes Kert,
tegi seda sellise trikiga, et ta vahetas tema välja või ta võttis ta maha mai lõpus. See on siis ajal, mil Riigikogu ei olnud. Ja nüüd tekib küsimus, kas see mahavõtt oli õige või vale. Ja nüüd lähme siis järgmise käigu juurde, see on siis augustikuus. Ta määrab vägede juhatajaks Tarmo Kõutsi ja ta määrab jällegi sel ajal, kui Riigikogu kohal ei ole. Ehk siis, kui Kert on valesti maha võetud ja Kõuts on valesti paika pandud, sellepärast et Riigikogu ei ole, siis on loogiline küsimus, kes juhatab Eesti vägesid. Mahavõetu, kes nagu mahavõetu justkui ei ole, või paigale pandu, kes justkui paigale pandud ka ei ole. Ehk teiste sõnadega meil on ühel hetkel 2 vägede juhatajat. Seda oskab igaüks ütelda, me oleme siin sellest rääkinud. Kui vägede juhatajaid on 2 tükki, siis on see sama, kui ei ole ühtegi. Sellepärast, et juba staabi üle või keegi, kes peab sinna alluma, ta peab otsustada, Kert ütleb ühte, Kõuts ütleb teist, kelle käsku ta kuulama peab. Ja veel parem, nüüd ma tuletan meelde selle loo, mis me siin rääkisime, kaevikus istuvad sõdurid ja seal on siis on üks seersant ja teine seersant, üks ütleb nüüd karake välja ja minge rünnakule ja teine ütleb ärge välja hüppake, istuge siin, oodake, kuni tulevahetus ära lõpeb. Kumba soldatid kuulavad loomulikult seda, kes ei sunni neid surma minema. See on alati nii. Ja näide, mille juurde võib alati uuesti tagasi tulla, oli see sama asi, kus see sama pull sõjaväega oli, jutt oli Punaarmees, kus oli ühel hetkel olid siis väeosadel olid komandörid, punakomandörid ja olid komissarid, kes olid põhimõtteliselt esindasid nagu poliitjuhtkonda ja komparteid ja nii edasi, selle ajal komissarid. Ja seal oli kogu aeg oli see probleem, et kes komandab. Komandor ütleb nüüd ründame, komissar ütleb nüüd ei ründa või vastupidi, komissar ütleb nüüd ründame, komandor ütleb ei ründa, keda peab soldat kuulama. Aga erinevalt Merist olid kommunistid, bolševikud ja Trotski tol ajal võimelised kiiresti mõtlema ja kiiresti õppima. Nad lõpetasid selle pulli väga ruttu ära ja nad lõpetasid selle pulli ära niimoodi, et komissaride ametikoht likvideeriti, neid enam ei olnud. Ja komissaride asemele tulid see, mida meie teame, venekeelne sampoliit ehk asetäitja poliitalal. Noh, vaadake kas või filme Hunt for Red October või need, kui tähtis ja kui oluline, või siis Whiskey on the Rocks, mis on allveelaev, mis sõidab Rootsi karidele ja nii edasi. Kui tähtis mees seal see sampoliit on. Aga ta ei asenda komandöri mitte kunagi. Komissor võis asendada, aga sampoliit mitte, sest see sõna poliitasetäitja, esiteks see sõna asetäitja juba ütleb, et ta täidab kellegi teise aset. Zamestitel po poliitической части. Selge, komandör on komandör ja sampoliit on tema asetäitja. Tõsi, komandöridel on kalduvus surma saada. Ja kui komandör surma saab, siis võtab selle asja üle ja nii edasi. Ja nüüd Meri, kes oleks pidanud midagi kuskilt õppima ja nii edasi, oleks pidanud aru saama, et ei saa olla Kert ja Kõuts komandörid korraga. On üks ja mitte teine. Ja muide, sellega ma olen öelnud ja võin kinnitada, et see juhtum kinnitas mulle minu veendumust, et Meri ei ole Vene luure ja Vene sõjaväe kindralstaabi agent. Sest see oli see hetk, millal Venemaa oleks pidanud Eestile kallale tulema. Just see hetk, kus tähendab, kui Meri oleks olnud agent, siis ta oleks selle idiootse poolreformi või selle läbi teinud ja venelastel oleks olnud õige aeg tulema hakata, aga nad ei hakanud. Millest järeldub, et tegemist ei ole mitte Meri tahtega, vaid Meri sellise suure taevasse kisendava lollusega. Miks ma räägin seda? Ma räägin seda sellepärast, et need 3 lugu nüüd uuesti siis, tähendab Kurkse lugu siis metanool ja
selle Gert Kõutsi lugu, on musternäited, kui jube oleks meil tegelikult olukord, kui meil oleks rahva poolt valitud president. Tähendab, siis sellisel juhul oleks tema võimalused, ütleme, ajada täiesti rahva vastast ja rahva vaenulikku kas poliitikat või tegeleda rahva vaenulike poliitiliste avaldustega ja nii edasi, võrratult suuremad kui nüüd, kus ta tegelikult allub siiski mingil määral Riigikontrolli, sellele Riigikogule. Nii et selles mõttes mina olen kategooriliselt selle vastu, et meil see president olemas on, aga minu käest keegi eriti ei küsi seda. Ongi siis nii. Kuna seal alati võib keegi mulle öelda, kuule, et sina olid ju ka tegid seda konstitutsiooni ja mis iganes, et miks te selle presidendi sisse kirjutasid. Osalt õige. Meie tegime konstitutsiooni 88. 89. aastal, see on veel aasta enne seda, kui kõik need Vene putš ja kõik need asjad seal sündisid ja nii edasi. Ja siis kerkis, kes seal oli, Truuväli oli seal, eks ole, Jüri Raidla oli seal, siis Indrek Koolmeister, ma mäleta, kes veel, vist oli veel keegi, Pärnus, Valgerannas. Kuule, tegelikult oli see 89. aastal, jah, 89. aasta august. Ja seal siis kerkis president, et kas me teeme Eestile presidendi või ei tee, et ühtepidi nagu Päts oli ja teistpidi ei olnud ja nii edasi. Ja meie juristid kõik olime sellel ühel meelel, et mitte mingisugust presidenti Eestile vaja ei ole. Aga siis tekkis üks vastuargument ja vastuargument oli, aga rahvas tahab. Kui rahvas tahab, et siis teeme siis olgu, et kirjutame selle presidendi sinna sisse. Rahvas oli, aga selleks, et see asi jääks nagu mõistlikkuse piirides, siis tookord meie variant oli see, et esiteks president mitte 4, vaid 7 aastaks. Selleks, et vahepeal ei tekiks mingisuguseid ahvatlusi seal, vahevalimisi teha või midagi sellist, lihtsalt ongi 7 aastat ja muid. Ja pärast seda tuleb siis president võtab Kadrioru võtmed, tuleb sellega Riigikogusse, paneb võtmed presiidiumi laua peale ja ütleb, mina olen oma asja ära teinud, siin on teile Kadrioru võtti, elage kuidas tahate, et meie presidendid tegemis on ja rohkem meil midagi enam teha vaja ei ole. Ja ongi lugu lõppenud. Aga läks ta ju nii, nagu ta läks, eks ole, siis kui Meri seal ülemnõukogus oli, siis ülemnõukogu presiidiumis oli Rüütel ja siis oli Meri ja nii edasi. Ja kusjuures Meri muide oli ka, muide, üks huvitav lugu oli see, et siis kui valiti seda Siim Kallast, siis Siim Kallas oli ka sellega nõus enam-vähem. Aga juhtus nüüd nii ja sellega me tänase saate lõpetame, et niipea kui Meri oli presidendiks, on ta aasta olnud, 2 olnud, 3 olnud ja Truuväli oli õiguskantsler ja me rääkisime, et kunagi oli idee, et teeme lühemalt selle 7 ja nii edasi. Siis Meril tekkis idee, nagu ikkagi juhtub, Meril tekkis idee, et kurat, ma olen tegelikult jõle hea president. Et mul see presidendiks olemine kukub nii hästi välja, et ma ei näe mitte mingisugust põhjust, miks ma ei võiks olla president edasi. Ja nii ta läks, nagu ta läheb. Head uut aastat enam soovida ei tohi, viinapudrit mul kaasas ka ei ole, nii et jääb nagu on. Ja soovime siis kõige paremat aastat kõigile ja kõige tähtsam on see praegu, et õieti 2 asja, punkt 1. Me palju ei jõudnud rääkida, aga ega Margusel tervisega ikkagi praegu veel väga hästi ei ole. Ja mine sa nüüd võtta kinni, tähendab, kaua see kestab, aga eks igaüks isemoodi soovib, kes palvetab, kes soovib niisama, et Margusel ükskord see asi ükskord mööda läheks ja kõige tähtsam, et oma rääkimise tagasi saaks, sellepärast, et see Margus on ju raadiomees ja raadiomees ilma hääleta ei ole päris õige asi. Ja 1000 tänu toetajatele, tänu teile me peame vastu ja ma loodan, et ka toetajad mõistavad, et see aeg, kui Margus ka siia tagasi tuleb, ei ole
kaugel või ei ole vähemalt lõpmata kaugel. Ja kõigile teistele, kellel tõbi kallal, paranege. Neile, kes terved on, ärge haigeks jääge ja hakkabki minema aasta 2026. Kõike head.